Tere, head kuulajad! Rõõm teid sellel aastal näha. Meil on motivatsioonimaastike 8. episood ja sellel aastal on see esimene episood ja minul on külas täna Agnes. Tere, Agnes! Tere, tere! Me räägime siis sinuga sellel teemal sauna ja jääaugu fenomen. Aga kusjuures me ei räägi saunast ja jääaugust niivõrd otseses mõttes võib-olla kui selle paralleelist ettevõtlusega. Aga enne kui me asume teema juurde, ma küsin, kuidas sul on aasta alanud ja mis põnevat sul teoksil on, Agnes? Aasta on alanud tegusalt, ma just nägin mingit meemi, et käes on jaanuarikuu mingi 68. päev või midagi sellist, et minu see aasta on juba kestnud päris pikalt. Käsil on palju ja põnevat, et jaanuar on minu arust natuke see koht ka, kus on töö juures võib-olla siuke kerget nagu natuke vaiksem aeg, et siis saab kuidagi natuke rohkem ka võib-olla mingite nende põnevamate asjadega tegeleda, milleks muidu mis need põnevamad asjad on? Ütleme siuke kuidagi, et ka endal oleks mingit siukest elurõõmu ja motivatsiooni, et ma olen viimati avastanud 2 hästi või siukse nii-öelda huvitava, ma ei saa vist hobiks seda öelda, aga ma olen sattunud siukestesse arutelugruppidesse. Et üks on, millega me oleme kokku käinud juba üle aasta aja, on Tartus, meil on siuke Palestiina teemaline, tõesti päeva uudistest, poliitikast kuni kirjanduse, kunsti ja kõigeni. Ja paar nädalat tagasi sattusin järgmisse gruppi, mis on Kurdistani teemaline siuke sellest ideoloogiast, nende vabadusvõitlusest, võib-olla siuksest feminismist, ökoloogiast, kõigest, mis sinna pilti läheb. Et üks asi on nendes siukest arutelugruppides teema, mis kuidagi moodi peab sind kõnetama, aga teisalt on ka nagu need inimesed, kellega sa kokku satud. Et ja see ei ole, et seal on nüüd mingid siuksed, ma ei tea, ainult välispoliitika tudengid või midagi, et seal on tõesti, ma ei tea, bioloogid, kirjandusteadlased, ongi noored emad, kes lihtsalt tahavad kodust välja, et see on nii giftid inimesed, kellega satud kokku, teil on üks mingi siuke nii-öelda nagu algteema, millega kuhugi teele minna, aga tegelikult saab kuidagi nagu nii gift on nagu siuke peegeldada natuke sellest, mis maailmas toimub ja võib-olla kuidagi ka siuksest oma argi kuidagi päevast natuke välja asustada, et need on minu siuke, mulle tundub siuke viimase aja siuke hea siuke laeng või siuke uus avastus. See on väga huvitav. Isegi, ongi, millega inimesed tegelevad, et nagu nii gift, et avanevad sellised uued maailmad, mille olemasolust tegelikult mina ei teadnudki vaata varem, kuni siis kui tänaseni on ju. Okei, aga kui me nüüd läheme selle sauna ja jääaugu juurde, siis meil on praegu Eestis selline väga pehme talv. Selleks nädalaks lubati siis kraade -9 ja +4 vahepeale. Nii et sauna me saame küll päriselt iga nädal kütta, kui me seda tahame ja kui küttepuud on olemas, on ju. Kuid jääauk on sõltuv ikkagi nagu temperatuurist, eks ju, et kui need kõvasid miinuseid ei ole, siis ta ühel nädalal võib isegi tekkida, teisel nädalal on lihtsalt külm vesi, on ju. Aga ometi on see eestlastele midagi hästi nagu südamelähedast ja eestlastele omast, et ikkagi nagu saunast sinna, sulpsata sinna sisse ja siis tagasi sauna, on ju. Et sellised nagu äärmused, on ju. Ja mulle tundub ka, et tegelikult sama võiks öelda ka nagu ettevõtlusmaastiku kohta, et mis just selle Eesti praeguse ilmaga kokku läheb. Et tegelikult just kui ootuspärane võib-olla oleks, et oleks kogu aeg see jääauk siin jaanuarikuus, on ju. Aga tegelikult ei ole. Ja ettevõtlusmaastikul on ka, et sa ei tea enam-vähem kunagi, mida järgmine nädal sulle toob, on ju, et just kui mingid asjad on paigas, aga mingid teised on ka muutunud. Et kuidas, milline see sinu kogemus on, et kas on sarnane, et ettevõtlusmaastikul ka niimoodi ja kuidas selle kõigega toime tulla? No ma arvan, et ongi, et see saun ja jääauk on ju, see ongi selline äärmuste näide, on ju, et aga
no ma mõtlen näiteks, kui ma võin peegelda nagu siukse Mooste mõise ehk oma tausta pealt on ju Mooste mõis, siis on ju ka siuke keskkond, kus on tegelikult hästi palju erinevaid ettevõtjaid, väiksemaid ja suuremaid ja mulle endale nagu hästi meeldib selle keskkonna pealt nagu peegeldada, et kuidas mis mõjutab ja kuna seal on ka, ütleme, me alaliselt need ettevõtlused tegelevad seal tootmise, kaunistamise, kunsti ja ma ei teagi, majutuse ja mille iganes asjadega, et nad hästi nagu ühest äärest teise on neid pakkujaid. Ja näiteks mina vaatan, et kui me räägime just äärmustest, et minu suur osa tööst on, kui ma teen palju ekskursioone ja meilt hästi tihti ikkagi küsitakse, et kui on 1,5 tundi seal Mooste mõisa vahel ära jalutatud, nähtud kõike, mida võimalik on ühte väiksesse mõisakompleksi kokku panna ja tihtipeale küsitakse, et vau, et teil on tõesti väga kihvtid meistrid ja väga kihvtid ettevõtjad, aga kuidas te koroona ajal ellu jäite? Et see on nagu siuke meie on ju viimase aja ka siuke nii-öelda äärmus või selline on ju mingi krahv või mingi siuke äratus, mis oli. Ja minule nagu, ma väga palju ei armasta igasugu vanu asju meelutada ja ma arvan, et sealt koroonast on ka kõigil nagu mingis mõttes rohkem kui kõriauguni. Aga minu arust on seal täpselt 2 asja, mida õppida, mida mina nagu just vaatasin hästi nagu meie keskkonna pealt. Et esiteks, meie ettevõtjad, ma nüüd hästi lihtsustan, et ilmselgelt tegid ju kõik on ju ikkagi muudatusi ja sätsid väga palju asju oma tegevuses ümber. Aga meie ettevõtja, kuna tema ei ole, et vaata, kui me üldse ka, kui me räägime mõisatest Eestis on ju, siis tihtipeale mõis on natuke nagu automaatselt läheb siuksesse turismi kategooriasse, et see on mingi erilise pakkumine või siuke heaolu, mingi teenused või midagi. Aga meie mõis ei ole ju, nagu ma alati ütlen ka, meie mõis ei ole muuseum, meie mõis on töötav mõis. Ja meie mõises seal keskkonnas ei ole ju see, et eks ju puussepp tuleb tööle siis, kui saabub ekskursioonibussi, siis ta aknast vaatab, tuli on ju, võtab oma selle väikese värske puupulga välja, kukub lusikat vestma on ju, et siis turist tuleb ja vaatab ja ohoo ja on ju ostab on ju. Ja siis üks päev see turismibuss enam ei saabu ja siis ongi eks ju see krahv on ju või see auk. Et aga meie puussepp ju tuleb hommikul tööle, pargib oma auto sinna koja, et hakkab tööle lihtsalt tegema oma tellimusi ja asju, et ka need ärid ja ettevõtjad, kes on meil sinna ringi nagu kogunenud, et nemad on nii oskuslikult ikkagi oma äri suutnud üles ehitada, pakkudes mingit toodet või teenust, mis on inimesele, olenevalt siis, mis parasjagu maailmas toimub, kas on ilus jääauk või on mingi suur mudaplönn, on ju, et nad on ikkagi teevad asju, mis on kuidagi moodi inimestele olulised ja elus vajalikud. Et meil läks näiteks koroonaaeg niimoodi mööda, et ükski meie ettevõtjatest näiteks ei küsinud, et ma ei tea, kas saaks paar kuud rendi vabalt või tead, keeruline aeg on ju, palju on vaja ümber sättida. Mitte keegi ei tulnud sellise küsimusega. Et ilmselgelt muidugi tehtigi muudatusi ja sätiti, ma ei tea, meie palju arvastatud villakoda on ju Tallinnas, vanalinnas pandi poed kinni, nad ütlesid, et Moostes käis nii palju rahvast, et ja elati üles, et ma arvan, et ärimaailmas on ka, mida ikkagi nagu siuke eluliselt nagu mõistlikumaid või vajalikumaid asju pakkuda. Et väga palju on ju, eriti meie keskkonnas, kus on praegu ka hästi see, et ettevõtte loomine on nii lihtne, sa võid tee mida iganes, millest sa unistad, hakka nüüd seda tootma, on ju, sina ja maailm, eks ju, kõik on lahti, kõik on hästi vaba. Aga et tegelikult, et mis on ikkagi need asjad, mida on nagu inimesel ka natuke võib-olla vaja elus, et jällegi nagu kõike võib maailmas toota, aga kui see turg on selline väga õrn ja õhuke, siis ongi, et see ka näitab, et see ettevõte võib-olla ikkagi ei ole nii tugev või läbimõeldud. Et ma arvan, et see riskihaldusiga ettevõtja teab, et see peab olema ja natuke siuksed mingid madalperioodid läbi mõtlema ja just mõtlema, et kui kindel on sinu siuke kliendivoog või tarbijavoog ja kui palju sa sõltud mingist siis siukestest lihtsatest muudatustest või ongi kole ilm, keegi jalutama ei taha tulla Moostesse on ju, kellele sa siis müüd või mis sa siis samel ajal teed. Et minu arust nagu meie ettevõtjatel on väga hästi või suhteliselt hästi ära kaetud just see osa, et kus sa tõesti oled nagu sellele jalutajale olemas ja sul on midagi ilusat näidata või pakkuda, aga et kui seda jalutajat ei ole, sinu äri läheb ikkagi edasi, et sinu mudel ei ole ainult selle üksikuitaja siis lõbustamine. Ja teine asi, mida sealt koroonast minust oli õppida ja mida me siiamaani vahepeal peame mingitele klientidele kuidagi nagu meelde tuletama üllatuslikult, on, et teeme oma ettevõtlust ja äri palun ametlikult.
Jaa. et see oli nagu täpselt see koht, et ka meil ju suur kontserdisaal ilmselgelt tema suurusest ta pidi olema kinni mingitel aegadel, aga meil on ikkagi oma aastaaruannete pealt väga klaarilt näha, mis on olnud meie käive, meie sissetulekud, meie liikumised, meie vajadused, et ja noh, see oli see koht, kus tulid, ma ei tea, Töötukassad ja Kultuuriministeeriumid ja kõik need vastu, sellepärast, et asjad olid tehtud ametlikud, me olime maksnud need ausad maksud ja me saime ka need hüved sealt tagasi ja tegelikult selle abi, mida me vajasime. Ja ma siiani imestan, et vahepeal on täiesti mingid avalik sektor või isegi riigiasutused, kes küsivad mingit pakkumist, eriti eelmine suvi, kui tuli see majutusmaksu tõusu jutt, et oi, kas soovite, et teeme võib-olla sulas või kus või mis, või isegi erakliendid tulevad, et teate, ma maksan sulas, et noh, teile on niimoodi ju kasulikum. No siis ma tõesti vaatan tolles, et teate, see on väga armas, aga te võite sulas maksta, aga see läbi ametlikult, minul nagunii läbi. No see 64 €, mis te oma kahese väikese toa eest maksate, noh, mul ei ole nagu mõtet hakata siin mingit nagu paralleelraamatupidamist nagu siukeste väikeste eurode pealt pidama, et noh, tõesti, ja mingid riigiasutused, kes tahavad vahepeal mingi, et äkki panete majutuse asemel saali või ruumide kasutus. No kuulge, kui teie ise ka ei usu enam oma sellesse süsteemi, mis on maksud ja hüved, et need on jah minu arust kaks asja, mis nagu selle sükse šokiteraapiana või äärmusena nagu minu arust välja tulid ja mida ma arvan tasub meelde jätta sellest. Aga mind kõnetas tegelikult see, kui sa ütlesid, et tegelikult hoolimata, kas neid turistibusse oli või ei olnud, need tööinimesed ilmusid igal hommikul kohale, et võib-olla on seal ka see võti, et lihtsalt olud küll muutuvad, ettevõtja ise ka ei tea, aga ta ikka ilmub kohale, järgmine päev ikka ilmub kohale ja siis ta tegelikult selle nii-öelda järjepidevus hoidmisega ka nagu motiveerib nagu ka ennast, ei ma ikkagi lähen, ma vaatan, mis need päevavõimalused nagu on ja siis no just, ja lõpuks ikkagi on ju, ei tööta ju ka ütleme need paljud kojad, kes meil on, kes on just keskendunud tootmisele näiteks. Et ei ole ju ka see, et ma täna toodan selleks, et homme see asi ära müüa ja siis homme toodan need ülehomme, et noh, et need ju, need ühendused on pikemad ja need protsessid on pikemad ja vaiksel ajal ju toodetaksegi ette, sest nagu nii tuleb jälle mingi buumiaeg, kus jälle kõik müüakse kiiremini ära, kui see toote jõuad, et noh, lõpuks on ka lihtsalt see, et kui plastiline see ettevõte on, et kui palju sul on nagu võimalik vahendeid panna sellesse nii-öelda ette töötamisse, mis ühel hetkel tuleb tagasi, aga noh, arusaadavalt on ju mingil hetkel tuleb ka see piir vastu. Okei, saunas ja jääaugus saab rääkida ka selles mõttes võib-olla kui tasakaalu leidmisest füüsilise ja vaimsete väljakutsete vahel või kuidas see paralleel sinu jaoks kõlab? Tead, minu jaoks üldse kogu see siuke äärmuste teema on nagu hästi huvitav, et ma ei tea, kas see on nagu mingi ajastumärk või on see lihtsalt inimene on aegade alguses sellisena loodud, aga et huvitav, et meil on vaja nagu justkui kunstlikult tekitada oma ellu mingeid äärmusi, mingeid šokke, et kuidagi siis nagu ennast normaalsena tunda. et meil on vaja mingit sikest nagu ongi, noh, saun ja jää, meil on vaja mingit 100-kraadilist raputust, mingit kerget füüsilist piina või noh, ma ei tea, praegu on kõik moes, kõik vaid mingid triatlonidel ja kuskil, et nagu see mingi füüsilise keha piin on kuidagi justkui nagu ühiskondlikult aktsepteeritav vajadus selleks, et nagu pea sees oleks kõik korras või okei, või sul oleks see mingi tasakaal. Et nagu mina ei võib-olla isiklikult, ma ei tea, kas ma olen piisavalt mugav inimene või ma ei ole väga see äärmuste armastaja, ma ka saunas käin, mina käin Vene saunas, kus on 70 kraadi, väga mõnus, mul ei ole vaja 105. See ongi äärmus äkki sinu jaoks. Ta ei ole äärmus, aga ta minu jaoks nagu mõnus. Kui ma lähen sinna, kus on 105, siis ma siis ma punnitangi seal, aga tegelikult ma ei naudi. Et huvitav, et meil on millegipärast nagu neid äärmusi vaja, et me ei oska kuidagi niisama ennast enam nagu panna siis kuidagi sinna balanssi või sellesse nii-öelda null seisukorda või sellesse pausi seisukorda, et noh, ega muidu ju ka, kui me mõtleme, ütleme oma igapäevaelust, on ju, ma ei tea, ärkad hommikul ülesse, keegi paneb raadio mängima, kes paneb teleka mängima, lähed autosse, pakid oma lapsed autosse, autos hakkab raadio mängima, siis lähed, ma ei tea, viid lasteaeda, lähed kuhugi, lähed kontorisse, üks raadio mängib, lähed kohvikusse, järgmine raadio mängib, sealt bussi läheb kolmas raadio mängib, noh, meil on kogu aeg nagu mingi müra, on ju, kui midagi ei mängi, siis on ju õhtul istud diivanil, mõtled, väga ei viitsi enam produktiivne olla, vahid on ju Instagrami, vahid, kogu aeg, noh, mingi müra on silmes, on ju, siis mina näiteks tihtipeale tabantanud mõtlenud, et
okei, mida ma siin nagu mõttetult rullin, on ju, et ma lähen ikka pesen need nõud ära või noh, ma ei tea, lähen panen masina pesema või midagi. Okei, oota, see on veel no ma ikka korra veel vaatan. Ja siis ma vaatan kella alati, kui mul tuleb see mõte, et aga see on, oota, ma veel selle kuulan ära. Siis ma vaatan kella ja siis kuni ma seal niimoodi kuulan ja muidugi siis ennast unustavalt edeski rutiin ja vaatan, 20 minutit on jälle mööda läinud. Ja siis, kui ma mõtlen tagasi, nii, mida ma nüüd nagu sellest 20 minutist, kas ma õppisin midagi ja kas ma üldse mäletan midagi. Ja ma tegelikult ei mäleta mitte midagi, mis seal oli. See moment, kui see avanes, see tundus mulle, nii ma kuulan selle ära. Tegelikult täielik prügi on ju, elu mõistes. Jälle ma olen laisanud, et seda müra on nii palju ja me kuidagi nagu vajame seda, mul ongi vaja natuke scrollida, et on ju mõtet puhata. Aga tegelikult su mõte ei puhka, sul kogu aeg see mingi liiklus silmade ja aju vahel. Ja oleneb, mida sa tarbid samal ajal selles mõttes. Et näiteks mina olen just aru saanud, et mina vajan nagu seda vaikust. Tegelikult on ju kõik vajavad vaikust, mida muidu nad sinna jääuku sulpsavad, on ju, neil on ka seda mingit vaikust korraks oma peas vaja. Aga huvitav on see, et me ei oska lihtsalt nagu ilma nagu selle ekstreemsuse või mingi kõrvalise abita enam seda vaikust oma ellu nagu tekitada. Et me ei ole, et mulle tundub, et sellest on ka saanud, ongi saanud see mood, et ma nüüd, ma lähengi mingi ekstreemturism või ma lähengi nüüd kuhugi maale, siis keegi võtab mul selle telefoni ära ja ütleb, siin ei ole internetti ja siis ma olen võib-olla veedan pool päeva mingi psühholoogiga, et ma suudaks, ma ei tea, tasakesi istuda lihtsalt, aga lõppude lõpuks, et miks me ei lähe lihtsalt, ma ei tea, et sellel teekonnal, kui ma jalutan poodi või tööle või kontorisse, et ma lihtsalt istun korra ühe pargipingi peale maha ja siis ma lihtsalt istun. Ja ma ei näe mitte midagi, ma lihtsalt istun. Ja mulle nagu reaalselt tundub, et nagu, ja inimene tunneb ennast automaatselt nii kohmetult. Aga mida ma siin niisama istun? Aga mulle tundub nagu, et ei, aga päriselt nagu minul isiklikult, mul ongi seda vaja. Ja ei ole isegi mõtet öelda, et nagu, et nüüd istud ja ära ühtegi töömõtet. Minu pärast mõtlegi töömõtteid, kui sa tahad. Aga sa ei tee mitte midagi muud samal ajal. Sa istud seal pingil, vaatad, ma ei tea, loodusse või inimesi, kui sul tulevad need töömõtted, sa mõtled neid, aga sa ei võta samal ajal, nii, ma nüüd vastan selle kirja ära, sest ma mõtlesin välja, ei, sa ainult istud. Tahad istud ja mõtled või tahad lihtsalt istud. Aga see mingi aeg, et sa sunnid, inimesed võiks rohkem istuda, on ju, lähedki, istud pargipingil maha, paned kellale, ma ei tea, 20 minutit taimeri, on ju, sest muidu sa ikka kogu vaatad seda kellelt palju juba ära istutud on, kes võib juba minna või vaatad, mingi see notification on tulnud või midagi, et ei paned äratuse ja istud. Ja lihtsalt istud oma mõtetega, sest mulle tundub, et inimesed ei oska enam oma mõtetega istuda. Ma arvan, et inimesed võiks elus natuke rohkem istuda. Lihtsalt isema. Midagi tegemata. Nii et ühesõnaga esimene, kallid kuulajad, esimene nipp, mida kindlasti tänasest kaasa võtta on see sama harjutus. Võib-olla taimer, võib-olla mina soovitaks isegi võib-olla alustada võib-olla 5 minutist. Ma ise enda mõttes ka mõtlen, et võib-olla 20 minutit on nagu liiga palju, aga 5 minutit ilma süütundeta proovida lihtsalt, et kui ka hakkab see süütunne, et miks sa midagi ei tee, siis sa lihtsalt okei, mine ära see mõte ja ma lihtsalt siin istun, on ja. Sest üleüldse on ju, et lihtne on öelda, et võtke aega on ju mingi puhkamiseks oma mõtetele või bla bla. Aga et minu arust isegi nagu töökeskkonnas mulle tundub, et kuna seda sükest müra ja liiklust ja sükest saavutusvajadust ja kõike on nagu nii palju, et isegi nagu töö juures mulle tundub, et vahel oleks vaja lihtsalt, et ma nüüd lähen tööle ja siis ma istun ja ma mõtlen ja ma ei kirjuta samal ajal midagi üles, aga ma lihtsalt päriselt nagu mõtlen, et midagi erandi ja edasi arendada oma töö juures. Et seda aega, võtke seda aega. Nii, aga võtame nüüd hoopis Rännaku ette natukene ajalukku. Ma tean, et sa oled töötanud PÖFFi tiimis päris pikalt, et see on kindlasti olnud väga mitmekülgne ja hoopis teistsugune kogemus kui Mooste mõisas. Et räägi natuke seda aega ja et kuidas sa siis sealt jõudsid lõpuks Mooste mõisa? No see algas, ma olin PÖFFi ringis vist pea 15 aastat umbes, et oligi väga pikka aeg, ma hästi noorelt arustasin. Ja ma jõudsin, ühesõnaga mina siis korraldasin Tartus PÖFFi, et me kõik teame, et põhipööf on Tallinn, eks ju, aga Tartus on alati oma PÖFFi rakuke olnud, tegelikult täiesti esimesest PÖFFist peale. Ja ta kõlab alati nagu väiksena, tegelikult ei ole üldse nii väike, seal on üle 100 filmi alati programmis. Ehk siis mina korraldasin seda PÖFFi Tartu juppi ja Tartuffi, kes siis ei tea, Tartuff on 6 päeva vabaõhufilmifestival tasuta Tartu Raekoja platsil.
Ja ma sattusin sinna, sellesse PÖFFi ringi suhteliselt kogemata, läksin kunagi vabatahtlikuks täiesti kogemata. Aga kui ma nüüd nagu tagasi olen võib-olla mõelnud mingitele ka nagu tööalastele valikutele, siis mulle tundub, et nagu üks asi, ja ma ei tea, kuidas mul nii noorena nii tark mõte tuli üldse pähe, et nagu alates sellest, kui ma esimest korda tööd otsisin, ehk on ju oled noor tudeng läinud Tartusse õppima, siis ikka keskpärase tudengina lähed kooli kõrvalt tööle. Ja juba siis, kui ma otsisin, ma kuidagi pidasin silmas, et minu jaoks ei ole niivõrd oluline, mida ma teen, aga minu jaoks on oluline, kus ma seda teen, see keskkond, kuhu ma lähen tööle. Et see amet, olgu mis ta on. Ja minu kõige esimene töö tegelikult Tartus oli just avatud Ateena keskus vanalinnas, kultuuri- ja konverentsikeskus. Ja ma sattusin sinna tööle ja olingi kõige lihtsam teeninda. Minu arust, vähemalt mu enda mälestuste järgi põhiliselt ma panin inimeste jopesi varna, see oligi mu põhitöö. Ja see oli nii kihvt, sest see keskkond oli nii huvitav. See meeskond oli enamus teatritaustaga, seal oli palju oligi kino, kultuuriüritusi ja see oli nii kihvt keskkond. Mulle jubedalt meeldis see töö, see oli nii lahe. Ja sealt edasi, kuidas ma jõudsin PÖFFi, mind tegelikult kutsuti PÖFFi tegema sellepärast mitte, et ma oleks kuidagi korraldajana kogenud või midagi nagu erilist ette näidata, absoluutselt mitte. Aga mind kutsuti PÖFFi, sest ma tundsin seda keskkonda, kus Tartu PÖFF pidi toimuma. Ma olin töötanud nendes mõlemas kinos, ma olin nagu näinud PÖFFi ja nagu jällegi see mingi keskkonna nagu mingi sümbol tuli sisse, et see minu tugevus oli see, et ma tundsin seda keskkonda. Ja niimoodi ma sinna PÖFFi jäin. Isegi võib-olla arvatavasti natuke liiga kauaks, aga sealt ma siis ühel hetkel elu viis mu Moostesse ja ühel hetkel pakuti Moostes siis mõisat vedama, mis minu jaoks oli ka natuke siuke nagu, ma arvan, et põhipõhjus, miks ma nagu võtsin selle töö vastu, kuna ta oli minu jaoks elus natuke nagu võib-olla mitte kõige mugavam aeg selle töö võtmiseks, aga see selleks. Aga ma võtsin ta lõpuks vastu lihtsalt, sest see keskkond oli minu jaoks nii põnev. Et see, et olen ma nüüd seal lõpuks juhataja või admin või giid, minu jaoks see võib-olla ei mängidki nagu nii väga rolli, et ma olin juhatanud elus varem küll ja ma nagu seda ei karda või ei kartnud, aga mind tegelikult nagu köitis lihtsalt see keskkond. Ja niimoodi ma sinna sattusin ja seal ma siis siiani olengi. Ja mingis mõttes nagu see minu selline selle Mooste mõisa, kogu selle idee nagu armastus on siiani minust endiselt natuke sellises nagu väikeses kutsikas staatuses, et endiselt kui ma teen neid tuure, siis nüüd oli ka just, see vist läinud nädalavahetus, oli üks grupp Põlvast, olid kellegi sünnipäeva seal tähistamas, sünnipäeva laps ütles, et lähme mõisa ekskursioonile. Alati kui on siuksed grupid, kes on kuskilt lähedalt, teadupärast Mooste ja Põlva on ju 2 küla üksteise kõrval enam-vähem. Ja alati kui on siuke lähikonnast keegi tuleb tuurile, siis on nagu, sa juba näed nagu alguses ära, et me oleme siit samast Põlvast, et me teame küll Moostet, et ma kunagi ei hakka üldse küsimagi, mida nad teavad Mooste kohta, aga arvatavasti see on, eks ju, et nad teavad, et siin on mingi mõis ja siin on mingi kool ja siin on keegi sovhoosi ajast, võib-olla keegi mäletab kedagi või mis iganes. Aga siis ma teen 1,5 tundi selle ringi ära ja siis lõpuks tuli ka üks Põlva naisterahvas minu juurde ja ütles, et teate, ma tahtsin teile lihtsalt öelda, et te nii sobite sellesse ametisse. Ja ega seal ju ma olen giid, ega mina ei ütle, et mina olen sihtasutus Mooste mõisa juhataja. Ma ütlen, mina olen Agnes, nende tänane giid. Ja siis ta oli ka, vau, et teil tuleb nii hästi välja. Ja siis ma alati ka ütlen nagu sellistele, et esiteks aitäh ja väga tore on ju head kuulda. Aga tegelikult on väga lihtne rääkida nagu hästi ja kaasahaarvalt asjast, mis mulle lihtsalt endale väga meeldib. Mulle lihtsalt endale tõesti meeldib, ma nagu austan neid inimesi, kes seal on ja see on põnev keskkond minu jaoks ja see mulle tundub, see nagu toidab mind lõpuni. et see on nagu kuidagi mingi põhi sümbol, mis kuidagi minu siis tööst on läbi jookstada. Ja kui ma sind kuulan ka, ma tahtsin ka vahele kommenteerida, et täpselt ma olen ise ka 2 korda käinud sinuga tuuril, need tuurid on olnud täitsa erinevad, hästi põnevad, hästi eriilmesed, nii et soovitan kõigile Agnese tuuri Mooste mõisas. Aga seesama just, et sa rakendad tegelikult seda sama tugevust, et sa armastad keskkonda ja sul tuleb nagu loomulikult välja see kõik, mida sa seal teed, on ju. Super. Aga räägime natuke veel, tegelikult sa teed veel asju, sa teed, ma tean, et
tegeled ka, sa oled olnud telekas, sa oled olnud minu Instagrami storydes oma nahatööga, oma väikse sellise kingsepa professionaalse hobiga, et see nõuab ju sellist kannatlikkust, kindlasti jah, ideid, et kuhu ma nagu, millise produkti ma siis teen, millised detailid seal küljes on, samas, et see kõik nagu valmis saaks, eks ju. Et kuidas see professionaalne hobi sind inimesena on mõjutanud? No mina olen tegelikult hästi pikalt oma elus kogu aeg mõelnud, et enda arust ma ei ole kunagi olnud eriti mingi suur korraldaja ega esineja oma enda peas. Ma olen hästi introvert ja ma olen selline nokitseja enda arvates. Kõigi teiste arvates absoluutselt mitte, aga see on ju, me kõik alati näeme asju erinevatest otstest. See nahatöö on jah minu jaoks, ütleme, hobi. Ta on kindlasti hobi ja ütleme täpselt see selline tõesti väga peente detailide kallal nokkimine. Minu jaoks nahk on ka materjalina hästi selline nagu austusväärne või see on nagu ta on kallis materjal, ta on hinnaline, ta on selles mõttes, mulle tundub, et kui sellega töötada, siis seda nagu sellest peab hoolima. Ja miks ma arvan sellest naha huvist ja sellest nii-öelda hobitööst ei saa mitte kunagi minu päris töö on täpselt see, et ma olen liiga kinni nendes detailides. Et ma olen nagu täpselt see ülemõtleja mingites asjades, et tavaliselt ülemõtlejatelt või liiga nagu detailsetele inimestel on alati ju see, et ega nad ei ole kõiges. Et mul võib olla kuskilt mingid juuksed püsti, see on minu arust võiks olla veel rohkem püsti, mind nagu üldse see ei häiri. Ja kui keegi seda kommenteerib, siis mulle tundub, et issand, kas teil on nii ka veel, et teil on mitte midagi muud paremat mõelda, kui et kas mul on täna juuksed kammitud. Aga et kui ma midagi toodan, ma midagi oma kätega teen, et nagu see on koht, kus ma, see peab olema minu jaoks perfektne. Ma olen siis siuke hästi nagu selle protsessi läbi mõtlemise hästi ülemõtleja, sest ma ei taha teha vigu, ma ei taha raisata materjali, ma tahan, et kui ma juba teen, siis see on perfektne, ma olen nagu selles mõttes ülemõtleja, et nagu ma ei suudaks kindlasti mitte kunagi, ütleme, siukse üksik tegijana ühe mehe firmana näiteks sellest elatuda. See oleks võimatu. Et kuni mina seal mõtlen, üritan luua mingit asja, mis peab olema minu jaoks nagu jõle innovaatiline, sest maailm on täis asju, on ju, ma ei taha lihtsalt sinna midagi toredat või ilusat juurde teha, et kui ma juba teen midagi, siis sellel peab olema mingi väga nagu mingi konkreetne vajadus või mingi mõte ja siis ma mõtlen seda nii kaua üle, et arvatavasti keegi teine inimene täpselt samade käeliste oskustega on võib-olla 6 tootesarja on ju sellest samast ajast loonud, kui me võtame ühel momendil ettevõtteime. Mina endiselt mõtlen, kas mul see kodulehe taustavärv peaks olema nagu allikaalatooniga valge või beežikaalatooniga, et kas soe või külm, mida ma tahan, kuhu ma tahan nagu selle meeleoluga minna. Teisel on mingi juba asi käib, elu käib, vead tehtud, vigadest õpitud, esimesed kliendid on ammu need vead juba ära unustanud, asi läheb, asi peab arenema ja mina jään nagu hästi kinni nendesse detailidesse. Et selles mõttes ma nagu üksik ettevõtja, mina ei saaks sellel teemal kindlasti olla. Ja see ka tuleb üle minu ütleme, praegusse igapäevatöösse, et täpselt see oli minu arust juba eelmine suvi, kui Korista ütles, et meil on väike külalistamaa mõises, et kuule, et meil seal tubades, meil on punutud prügikorvid, et seal osadel hakkab see punutud äär, nagu need vitsad hakkavad ära murduma, et seal võiks mõned välja vahetada. Mina olen mingi, siis kui ma ostan sinna uue prügikasti, siis see peab olema, eks ju, perfektne, ta peab sobituma, ma ei saa panna sinna plastikut, see ei sobi, see materjal ei sobi. Leian mingi ilusa puunäoga prügikasti ja vaatan, gramm liiga kitsas, see näeb välja nagu bambus, bambus ja meie arhailine 100-aastane, ma olen nagu see, ei, see on tamme imitatsioon, aga ma saan kohe aru, et see tegelikult ei ole tamm, ja ma jään sihukestest täiesti mõttetustesse asjadesse kinni, sest jällegi meil, ütleme, see konkreetne külalistumaa, see ei ole mingi butiikhotell, kus tõesti, see peadki väga detailiteadlik olema. Meil on sihuke lihtne ikkagi teeliste maja, kus tulema Leedu kalamees ja mingi farmi tööline ja suvine perega sõita, et kõik saavad mingi oma lihtsa koha. Lõpuks ei ole väga vahet, mis nagu, kas seal on bambuse kiumustriga see prügikast või on seal saarepuu kiumustriga prügikast. Aga mina jään sihukestesse asjadesse kinni, et see on kindlasti minu nagu nõrkus ja ma arvan, et sellepärast jääb minu nahatööga igavesti lihtsalt selleks hobiks,
kus ma teen võib-olla oma lastele lasteaiasandaale või mingeid suvekingi, teen võib-olla mingeid kotte, võib-olla mõnele sõbrannale midagi eriti ei jõua sinnanigi. Et jah, ma olen nagu liiga ülemõtleja. See on väga lahe hobi, aga ma mõtlen liiga palju. Ja oda, mind huvitab praegu see, kui me võime siin eetris rääkida avalikult sellest, et mis nendest sai siis nendest, mis olid murdunud need ääred, mis siis... No need prügikastid on endiselt seal. Okei. Ühesõnaga tegelikult need midagi ei ole teha, et sa võtad ikka, tegelikult on see ju, sa saad, mulle tundub kõrvalt, et sa tahad ju inimestele pakkuda seda sama, et see keskkond, just kõik, et see on nagu vana ja arhailine, et nad päriselt tuleks ja naudiks seda, et nad ei avastaks, et oi, siin on mingisugune mustast plastikust. Mingi 4 eurot kuskilt Charlotte'ist ostetud, on ju, jah, täpselt. Jah. No, väga hea, see tegelikult rakendab oma tugevust ja võibki aega kuluda ja tegelikult... Jah, ma vabandan veel, et me koristajas, ma üks päev leian ilusad prügikastid. Üks päev. Okei. Ühesõnaga, kui me oleme siin nüüd jõudnud juba enam-vähem siia saate lõpupoole, siis ma tahaks ikkagi nüüd küsida, et kas see sama asi nüüd, et eestlased ja inimesed laiem üldisemalt tunduvad, otsivad neid äärmusi ja see ongi meile mõnes mõttes nagu loomuomane, et mis sa nagu soovitaksid üleüldiselt inimestele, et kas see, kui nad ise ka saavad aru, et jah, ma otsin kogu aeg äärmusi siit sinna, kuidas käituda? Tead, ma hetkel panen kokku ühte näitust meie viimasest mõisnikust. Tema on kirjutanud üles siis oma sükse sugupuu. Ja ma seal koperdasin otsa tema süksele natuke sarnasele mõttekäigule, et on ju mida elus hinnata ja kus oma neid tasakaale leida. Et seda enam mul alati nagu see tunne, et võib hästi lihtne on öelda, et see on mingi moodsa aja probleem. Aga tegelikult me oleme eluaeg võib-olla mingid, kõik on alati sama, iga generatsioon on sama asju otsinud. Ma tegelikult võtsin kaasa ühe väikese väljavõtte tema sellest memuaarist, mis siis algselt oli kirjutanud, ta küll rääkis eesti keelt soravalt, aga algselt tema memuaar oli kirjutatud ikkagi saksa keeles, see meil hiljuti tõlgiti, et kui ma võin, siis ma loeksin ette väikese mõtte tema sellest memuaarist, mis on mulle kuidagi tundus, et hästi selline aegumatu ja kuidagi ka natuke läheb meie sükse äärmuste jutuga kokku. Tema siis on täiesti nii-öelda mina vormis oma memuaari, ta tõesti kirjutaski seda nagu oma päevikusse kirjutaks ja mõttega, et kunagi tema lapselapsed või tema pereliin saab siis tema kunagisi mõtteid lugeda ja tema kirjutas. Saksamaa üha kiirema elutempo ja arengu kõrval kulges Liivimaal kõik määramatult aeglaselt, rahulikult ja mõõdukalt. Nii olid minu kodumaal kõik, nii rikkad kui vaesed, jõukad aja poolest. Ja ma vahemärkusena ütlen, et kodumaaks tema pidaski siis Liivimaad ehk siis meie praegust Eestit. Ei maksa arvata, et see on väärtusetu ja teenib vaid mugavust. Sugugi mitte, sest vaid see, kes endale aega annab, saab nii tunnetuslikult kui mõtteliselt seda nähtamatut, et ometi nii suurt väärtust endas hoida ja hooldada, mida nimetame elu mõnuks. See on vastand kõigele sellele, mis inimest tahab masinaks muuta. Külm kaalutlus, südametus, kannatamatus ja sellest tulenev hoolimatus. Võimalik, et numbrites arvestatav tulu teenib selline elumõnu inimene vähem. See-eest säilitab ta enda jaoks selle, mis teda argisest ja samas materiaalsest maailmast kõrgemale tõstab. Millegini, mida nimetaksin religiooni õeks. Seda kõike leidsin oma kodus, seal elanud inimeste juures, sellel lamedal, vaiksel ja uneleval maal. Siin polnud veel hiigelvabrikuid, ei kivisöe tolmu, ei mingit igavest tööst olevat masinate tärinat, ei kahvatuid kibestunud kõigest ilma jäänute nägusid, kes taskus käsi rusikasse suruvad, nähes saatuse soosikute sädelevat rikkust ja head elu. Kõigil oli oma koht. Ja olgugi, et mõnel olid elutingimused algelisemad, tagasihoidlikumad ja kesisemad, see-eest puudus päikeseta ja valguseta, ma söandaks koguni öelda õhuta viletsus, mis alati on olnud täiemahulise industrialiseerimise tagajärg.
see valguse ja õhuvaegus, mis närutab inimese hingeelu samamoodi, nagu närtsitab taimed ja loomad. Ja niimoodi kirjutas Eduard von Nolken oma mõtetest. Ta on selle kirja pannud kuskil 1940 tagasi vaadates siis enne esimest maailmasõda elule moostes. Nii et elu mõnu on juba siis üle 100 aasta tagasi, elu mõnu on aeg, on õhk ja on valgus. Väga ilusad mõtted. Ja mida see Eduard lootis, et tema lähikondlased loovad, aga mida ta kindlasti ette ei kujutanud seda, et Kuplandi podcastis motivatsiooni maastikud, kus me räägime moodsast motivatsioonist, see tuleb ette lugemisel, et väga-väga ilus, et aitäh sulle, Agnes, selle eest ja kõige lõppu siia soov ka siit samast tegelikult, et oleme kõik jõukad aja poolest ja järjest jõukamad aja poolest. Ja kutsume Mooste mõisa Kuplandisse kõiki. Ja aitäh sulle, Agnes. Kohtumiseni!